Minu nimi on Maie, minu neiupõlve nimi oli Berendsen ja abielu nimi on Ilves. Ma olen sündinud 1934, nii et tänavaasta detsembris ma saan 90-aastaseks. Kui ma väga väikene olin, siis ma arvan, see oli vist 37. aastal, kui üks laulupidu oli. Mu vanemad viisid mind laulupeole, mul on selgelt meeles, kuidas ma laulupeole läksin ja kuidas ma istusin. Mina ei olnud mitte rongkäigus, vaid mina istusin trottori peal ja vaatasin rongkäiku. Ja valge kübar oli mul peas ja siis ma vaatasin, mul oli nii vaimustatud sellest. Ja sellest ajast hakkasidki mulle meeldima rahvarõivad. Need on nüüd need, mida ma sain, kui ma olin 7-aastane ja need peaks olema Mustjala rahvarõivad. Ja need on mu vanaema poolt mulle kingitud vanaema, kes elas Türil. Need on umbes 80 aastat, 85 aastat vanad need siin. See, mis mul selja taga on, need on hiljem tagantjärele tulnud Eestis Nõukogude aeg, kui vanaema saatis mulle siis suuremad. See oligi nii üks asi, mis mul jäi nagu kõige kallimaks varanduseks, kui me Eestist ära tulime. Ja selle eest ma alati väga hoolitsesin. Ja tähendab, 9. märtsi pommitamine oli see, mis pani meid Eestist lahkuma. Ja mu isa oli korraldanud ühe mingisuguse kellegi tuttavaga, kellel oli purjekas. Ja me saime purjeka peale, aga me pidime Pärnusse sõitma ennem. Ja see purjekas oli üks, mis oli vee all olnud aasta aega seisnud, ja see oli sealt välja tõmmatud ja proovitud parandada, aga ega seda palju ei olnudki parandatud, nii et sealt ikkagi veel tuli küllaltki palju vett sisse. No ja siis tuli kõva torm ja lõpuks viis meid lõpuks Gotlandi saarele, mis on Rootsile kuuluv saar. Meid võeti väga ilusti vastu, aga kuna me tulime sõjatsoonist, eks ole, Eestis oli sõda, siis me pidime kõik minema läbi karantiini ja siis meie pakid kuumutati, seal oli üks mingisugune kuumutusahi ja siis sinna need pakid viidi kõik ühte ruumi ja kõik need pandi sinna sisse ja kuumutati läbi ja mis iganes nendes pakkides oli, läks põlema. Nii et me pidime kõik, kes me seal selles vabrikus või selles olime, siis me pidime kõik välja minema öösel ja ma mäletan, et ma hirmsasti hakkasin nutma, sest ma kartsin, et mu rahvarõivad põlevad sees ära, sest need olid mul kõige kallimad asjad. Aga õnneks nendega midagi ei juhtunud ja ma sain nad ikkagi kätte pärast ja kui ma oma tütar oli nii 6-7-aastane, siis ta kandis neid. Ja peale selle siis, kui nendel omal sündisid, mu tütrel sündis 2 tütart, nemad on kandnud neid. Nii et ma olen pidanud neid pikemaks laskma ja lühemaks tegema ja nüüd nad juba on väga kulunud selle koha pealt sealt. Nii et väga kena siiski, et nad on. Ahoi, ahoi, Eestine ju, ahoi, ahoi, adieu, adieu, väike tüdruk, adieu, adieu. Minu nimi on Jaan Klaas, mina saan 97 selle aastal, selle praegu 96, aga sügisel saan 97. Kuni 16-aastane olin Kihnu saare peal ja siis paar talvet oli Pärnus koolis ka, kalanduskoolis öeldi ja seal siis sai rohkem linnaga tuttavaks ka
teistmoodi kui Kihnus elu. Sinis jälged ja klaar, kui te allikaved, on minulgi süda ju sees, ehk küll kustub küll lootus. 44. aastal minul oli jälle niisugune juhus, mina olin 16 aastat, siis Pärnu kalanduskool lõpetati ära varemini, kui harilikult poisid mobiliseeriti rindele sõjaväkke 18-aastase leegioni ja siis kool lõpetati ära juba märtsis. Ja siis oli niimoodi, et paistis juba Kihnuse Tallinna linna põlemine ära kuuma üles taeva peal. Ja siis tehti juba plaani, et venelased juba Tallinnas, et hakkame rahuriiki minema selle Rootsi. Adjöö, peaks jõudma hävitada selle mõrvarite soon, et oleks ka jäädvalt vaba. Eestist ei olnud midagi kui püksid ja jaks selges ja see vihmamantel. Ja siis toitu ka, leib ja paar mõni porgandid ja need räimed ka kaasas. Sellega sai sealt siis üle Baltimere tulla. Rohkem muud kaasas midagi. Ja siis oli plaan Rootsi minna ja selle sama ööl siis tulid 3 mandri räimepaati sinna sama laiu peale, kus meie oleme öösel. Ja küsis, et kas tahame ka kaasa tulla, et nad on teel Rootsi. Ja sellega oligi meie Kihnu elu lõppenud. No ja Eesti on ikka meeles, nii nagu enim oli, et Eesti maa on ikka kusagil alles, et põle veel kandunud ühtisid maakera pealt. Mu nimi on Anne-Mai Kaunismaa, aga ma sündisin Anne-Mai Salm ja käisin koolis läbi aegade olin Anne-Mai Are. Ma sündisin 39. aastal just enne sõda, nii et ma olen nüüd saan 85. Ma elasin päris palju oma vanaema juures Nõmmel ja kui see sõda oli juba käimas, siis oli vahepeal olime Tallinnas ka ja nii, et lõpuks ma olin, kui põgenemiseks läks, me juhtusime olema Tallinnas. Esiteks me läksime sadamasse emaga, me pidime minema Triina laevaga Rootsi ja mul kasuisa pidi tulema järele ühe väikse mootorpaadiga
aga siis me ei läinud selle laevaga välja, sest nad ütlesid, et see laev läheb Saksamaale selle asemel, et Rootsi. Ja me teadsime, et mul kasuisa pidi minema Rootsi. Siis me olime seal hädas, me olime Tallinnas ühes korteris ja ei teadnud, kus kohast me saame nüüd ühe teise laeva peale, sest kõik rahvast oli nii palju seal. Ja siis me hommikul leidsime ühe auto meie selles Tallinnas hoovis. Võtmed olid sees ja muidugi see oli sakslaste oma, sakslased olid põgenenud minema sealt. Me hüppasime, varastasime selle auto ja hakkasime sõitma ranna poole. Ja sellega me saime Vihterpalusse, kus oli üks kalalaev, purjelaev oli just välja minemas ja mul vanemad sokutasid endid sinna peale. Sellel ajal, kui see laev siis juba lahkus, olid juba Vene tankid juba ranna juures tulemas. Aga igal juhul minema me saime sealt selle laevaga. Ainu oli mul üks nuku ja kahjuks Ainu elas sellel ajal mu vanaema juures Nõmmel. Ja siis, kui me läksime Tallinnast, hakkasime põgenema sinna Aade laeva juurde, mul ema ütles, ei, meil ei ole aega minna vanaema juurest seda nukut võtma ja me läksime siis minema ilma Ainuta. Ja mul oli väga kahju, sest see Ainu oli mulle väga armas. Aga siis me olime juba Stockholmis juba mõned kuud olnud, me läksime turule emaga ja ma vaatasin, põrandalt leidsin 10 krooni raha. Ja ema ütles, no ega me kellegilt ei küsi, et kelle 10 krooni see võis olla. Ja me läksime siis nuku poodi ja saime uue Ainu. Just täpselt nii, nagu oli minu Ainu seal vanaema juures. Ja see Ainu käis muga kaasas, kõik need aastad oli mulle ikkagi armas ja nüüd järsku, kui ma 2 aastat tagasi kolisin siin Kanadas, järsku see Ainu on kadunud. Me oleme pannud kõik igalt poolt küsinud, kuhu Ainu on jäänud, kas keegi on Ainut näinud, aga ainult, mis mul on pilt Ainust, mis on ka vist siin välja pandud. My name is Leita Kilu. I originally was Vesik. I was born in Kihnu, Estonia in January 29, 1943. So I'm 81 years old at the present time. Probably a couple of months older than a year when my father and 5 other families went by boat in the middle of the night from Kihnu to Sweden and landed in Gotland. We were in Sweden until 1951 when we took the Gripsholm ship from Sweden through to Halifax. Landed in Halifax and then moved to Toronto by train and arrived in 1951.
So your parents were the ones to decide to leave Estonia. Did you ever talk to them about why they made the decision? Well, it was in the middle of the war, and they were very much afraid of the Russians coming in. They had also received notice from a boat that was captured off the shore of Estonia, where they had the names of the families that were going to be sent to Siberia, and our family name happened to be on there, so my father was very adamant about leaving. It's all made by hand. The wool is actually carded by the women. I don't know how the ladies were ever able to embroider all of this. I'm sure they didn't have patterns, so it was just a matter of creating it themselves. There's sequins in here, and this is very traditional in all of the Kihnu costumes for the women. And the vö, or the belt, is all handmade as well, and very, very intricate. I've seen it being created. Somehow it's looped over the handle of a door and with sticks and stuff, and it's just amazing how they do that. The stockings are all wool and handmade and knit, and worn with the stockings usually are these moccasins, or bastad as they're called, all handmade, and that's basically our costume. Even to this day in Kihnu, you'll find women wearing the skirts. And it's not as part of a national costume, but they're everyday wear. Yeah. We went to visit in 1975 for the first time. It was just amazing when we arrived in Kihnu Harbor. The whole harbor was full of Kihnu people welcoming us. I had never met my cousins, my aunt, and it was, well, it brought tears to my eyes. All I heard was stories as I was growing up about this island that was just absolutely amazing. Tamara Norheim-Lehela, syntynyt Tiismann, ja ma olen 91-aastane. Ma sündisin Tallinnas ja olin 11-aastane, kui ma põgenesin. Igal suvel mind saadeti mu ema sugulaste juurde Kärdlasse. Ja mu lapsepõlv oli haruldane, sellepärast et Hiiumaal olles me tegime, mida me soovisime terve päeva, ja see päev möödus nii kiirelt. Me ehitasime endale igasugused loomaaiad ja talud ja kõik tikkudest, ja me kunagi ei tulnud igavust. Siis ma muretsesin Hiiumaal olles oma vanemate üle, ja ma tihti ei saanud magada, sellepärast et ma teadsin, mis sõda tähendas. Ma mäletan, et me lahkusime minu vanaema, mu isa ja emaga. See oli 21. septembril. Ja tänavatel oli juba laskmist. Vahepeal oli Eesti lipp üles tõmmatud ja me läksime sadama poole. Ja seal oli sellist, kui me nägime tänaval, üks hobune, Rotermanni hobune oli maha lastud koos selle voorimehega.
ja ma mäletan, see jäi mulle väga hinge. Ja siis ma armastasin hobuseid eriti. Ma kunagi ei saanud enda hobust, aga sellepärast ma otsustasin väga tugevalt, et minust saab voorimees. See on haruldane, et me midagi saime kaasa võtta, sellepärast esimene mõte on inimesel, kes läheb täiesti tundmatu tuleviku poole, on, et süüa saada ja et hoida ennast soojana. Muidugi mul ei olnud mingit isiklikku dokumenti, nii et mina olin oma ema Eesti passi sees. Ja kuidagi mingit nagu Vene dokumenti ei olnud. Ma ei tea, ma ei teadnud muidugi, et üldse vaja on, aga kindlasti oli sel ajal juba nagu me olime, see oli Saksa okupatsioon hiljuti, ja enne seda oli olnud Vene okupatsioon. Nii et me olime siiski Eesti kodanikud. Aga terve Eesti on minu südames. Ja ma loodan, üks osa minu tuhast läheb ka sinna.